Mina olen Asso Kasuk Riigi Infosüsteemi Ametist ning ma räägin teile täna riikliku postkasti teenuste moodulist. Selleks, et me saaksime üldse selle teenuste mooduli poole minna, tutvustama esmalt, et mis üldse on riiklik postkast. Riiklik postkast on üleriiklik teavituste edastamise ja kuvamise kanal, millel on sisuliselt kaks peamist osa. Esimeseks neist on siis teadete edastamise keskkond teadete saatjatele. Ja teadete saatjateks on siis erinevad avalikke ülesandeid täitvad asutused, näiteks nagu riigiorganisatsioonid ja KOV-id. See keskkond hõlmab siis erinevaid teadete koostamise, ärireeglite ja funktsionaalsuste loomise viise ja siis nende teadete kohta käivate logide haldamise keskkonda. Teine osa sellest on siis teadete kättesaamise keskkond lõppkasutajatele, kelleks on siis enamasti ettevõtjad ja eraisikud. Ja see siis pakub erinevaid võimalusi neid teateid näha, oma kontaktandmeid hallata ja teadete kohta käivaid seadistusi muuta. Postkast võimaldab siis MFE-de ehk siis mikroesituskihtide abil teadete kuvamise infovahetuseta kanalist sõltumata. Mida see tähendab, on siis see, et riiklik postkast on üles ehitatud niimoodi, et ükstapuha, kus ta riigis asub, on võimalik sealt oma teated kätte saada ilma selleta, et see informatsioon kuskile mujale liiguks peale selle koha, kus ta alguses talletatud oli. Ja mis on teenuste moodul? Teenuste moodul on sisuliselt üleriiklik MFE ehk siis mikroesitluskihtide teenuste loomise funktsionaalsus, mis siis tagab lihtsa viisi MFE teenuste loomiseks. Esialgu on teenuste moodul mõeldud eelkõige riikliku postkasti külge erinevate teenuste pookimiseks ja selleks, et pakkuda siis riikliku postkasti juures lihtsamaid teenuseid, mida on võimalik otse teadete juurest tarbida. Tulevikus aga pakub see ka teenuste loomise ja väljapakkumise võimalust ka erinevatesse iseteenindustesse, milles on mikroesituskihtide võimekus. Kokkuvõttes võimaldab see siis ettevõtjatel ja eraisikutel veelgi mugavamalt tarbida erinevaid riigiteenuseid. Ehk siis ta pakub MFE-de abil teenuste ja nende sisu kuvamise siis täieliku infovahetuseta jällegi kanalist sõltumata. Ehk siis, kui see teenus on ühe korra valmis loodud, siis on võimalik seda teenust erinevatesse kohtadesse tõsta, panna, välja kuvada, ilma et toimuks mingi täiendav infovahetus. Teenuste moodul valmib ja on kasutuseks valmis järgmise aasta esimeses pooles, nii siis esialgu riikliku postkasti funktsionaalsusena, kui ka tulevikus siis üldise teenuste pakkumise funktsionaalsusena. Selleks, et oleks selgem, et mis see teenuste moodul siis endast reaalselt kujutab, käsitleme me siis kasutajavaadet ja teenuste koostamise vaadet. Antud visuaalid on siis sellised näitlikud, moki-tüüpi visuaalid, mis siis annavad ülevaate, kuidas see teenus sisuliselt toimib. Põhimõtteliselt toimub siis MFE teenuse kuvamine järgmiselt. Kui riikliku postkasti teates on lisatud MFE teenus, siis on see alati riikliku postkasti teate juures eraldi selleks kindlaks määratud kohas, kuhu siis kuvatakse välja selle konkreetse teenuse sisu. Põhimõtteliselt avatakse aken selle teenuse tarbimisse. Ehk siis, kui see isik seda teenust näeb, siis ta saab sinna sisu sisestada, näiteks nõustuda või keelduda millegagi, panna mingisuguseid kommentaare ja see informatsioon jõuab siis teenuse loojani tagasi. See informatsioon ei liigu kuskile keskele kokku, nagu juba mainitud, ja läheb ainult sinna konkreetsesse kohta, kus see teenuse pakkuja siis seda informatsiooni soovib talletada. Siin on ka pisut lähemalt see vaade, et kuidas näeb välja siis maksegraafiku määramine, kuidas sinna mingisugust põhjendust lisada, keelduda või nõustuda. Ja põhimõtteliselt ongi see teenus ühes teises kohas loodud, siia välja kuvatud ja siin tarbitav. Kogu see talletatud sisu, mida see pakutav teenus talletab, läheb siis selle teenuse looja juurde ja on põhimõtteliselt vastavalt vajadusele siis välja kuvatav. Ehk siis, kui see isik, kes on selle teenust tarbinud, läheb kunagi hiljem teenuse juurde tagasi, ta soovib näha, et mida ta sinna on sisestanud, mis informatsiooni ta on jaganud,
kuna ta seda on teinud, siis on võimalik tal seda välja küsida ja seda näha. Tulevikus on plaanis ka tagada etapiti teenuse tarbimine, mis tähendab seda, et juhul, kui sa oled ühe osa teenusest juba ära tarbinud, mingisuguse informatsiooni sisestanud ja soovid seda mingil tulevikul hetkel jätkata, siis on see igati võimalik. Ehk siis tekib sihuke jooksev võimalus siis teenuste tarbimiseks, mitte see, et sa pead ühel hetkel alustama ja selle samal hetkel ka lõpetama. Siin on siis näha näiteks mingisugune kindel keeldumine, mingil kindel ajal, mingi põhjendus, mis on lisatud ja kuidas see siis lõppkasutajale on välja kuvatud, et pärast seda teenuse tarbimist saab siia hiljem tagasi tulla ja näha seda, et kuidas ta selle teenusega, seda teenust siis kasutanud on. Siin on ka näha väike sihuke potentsiaalne visiooni näide sellest, et kuidas küsida siis, ütleme KOV puhul siis kaasava eelarve jaoks siis oma kasutajatelt mingisugust arvamust, selle asemel, et suunata nad kuskil iseteeninduskeskkonda, hääletama mingisuguse kindla siis soovi poolt, on võimalik juba riikliku postkasti teates saada see informatsioon kätte, et missugune on see nende valik siis kaasavas eelarves. Ja üks hästi oluline osa sellest teenuste moodulist on ka siis maksevõimaluste pakkumine. Et kui praegu riigiasutused pigem liiguvad eemale sellest, et pakkuda maksevõimalusi meilides, tulenevalt igasugustest õngitsus ja skämmikampaaniatest, siis tulevikus kindlasti sisse logitud keskkonnas ja valideeritud saitjatega on võimalik edastada maksepärimisi ja lihtsustada siis lõpptarbija, ettevõtja ja eraisiku jaoks igasuguste erinevate riigiga seotud maksete tegemist. Lisaks sellele, et see teenus, mis teenuste moodulist luuakse, kuvatakse välja riiklikus postkastis või on selle kuvamine seal võimalik, on kuvamine võimalik ka iseteeninduses, mis toetavad siis MFE ehk siis mikroesituskihtide tehnoloogiaid. Üheks neist on eesti.ee. Ja siin ongi siis näide, kus on näiteks erinevad riigiga seotud maksed, mida peab teostama. Näiteks eesti.ee portaali töölaual välja kuvatud. Ehk siis, kui see teenus ühes kohas on juba valmis loodud, on võimalik seda ka teistes kohtades taaskasutada. Nüüd põikame süvitsi rohkem teenuste loomise vaatesse, ehk siis räägime läbi, et kuidas see teenus üldse sünnib. Teenuste loomise põhimõtte üks peamine on siis see, et see teenuste moodul kui tööriist on siis riiklikust postkastist pisut eraldiseisev funktsionaalsus. Ehk siis kuigi mina olen riikliku postkasti tootejuht ja nii-öelda kasutan seda või loon selle riikliku postkasti kasutuse jaoks, siis reaalsuses on see eraldi tööriist, mis võimaldab lisaks riiklikule postkastile pakkuda neid teenuseid ka igal pool mujal. Ehk siis kasutatakse esialgu ära riikliku postkasti nii-öelda funktsionaalsusi, ümbrist, sisselogimisi, õiguste jagamisi ja nii edasi, aga tulevikus tõenäoliselt on see juba ka natuke põhjalikum eraldiseisev toode. Esialgu on siis kõik erinevad teenused samasuguse loogika alusel nagu riiklikus postkastis nii-öelda malli kujul. Ehk siis iga teenuse kohta on selle teenuse mall, seda on võimalik luua, aktiveerida, teha mustandina või siis näiteks ka versioneerida. Ehk siis kui teenus on parajasti kasutusel, siis on võimalik seda teenuse osas luua uus versioon, hoides samal ajal vana versioon toimimas ning vajadusel lihtsalt need üksteise vastu välja vahetada ilma suurema vaevata. Teenuste loomise puhul on üks olulisem osa siis see teenuste vorm, ehk kuidas pannakse paika see teenuse sisu ja siis selle teenuse voog. Ehk siis kuidas on ehitatud üles see, et kuidas inimene teisel pool seda tarbib. Kuidas see täpselt välja näeb või missugusel kujul seda ehitatakse, see veel selgub täpsemalt, kuid põhimõtteliselt näitama teile selle sisu ära. Põhimõtteliselt on võimalik lisada teenuste moodulis erinevaid komponente vastavalt sellele, missugune on selle teenuse vajadus. Ja siis selle teenuse komponentide sisu muuta, lisada, panna erinevaid tõlkeid ja nii edasi, et tagada siis täpselt selline teenuse koostamine, nagu teenuse loojal siis vaja on.
ja see võimaldab koostada niisuguseid keskmise taseme või isegi teatud määral nagu keerulisemaid vormipõhiseid teenuseid, mis siis võimaldavad seda panna nii riiklikusse postkasti kui ka igale poole mujale. Ja loogiliselt on see sarnane mingisuguse küsitluse vormi või mingi niisuguse lihtsama Google Formsi genereerimisega. Kui siia on pandud mingisugune sisu sisse, nagu näiteks on siin näha pealkirja, mingisuguseid valikuvälju, siis on võimalik neile lisada erinevaid tõlkeid, funktsionaalsusi ja näiteks ka erinevaid protsesse. Et juhul, kui inimene on valinud ühe nupu, ühe valiku, lõpetanud mingisugust protsessi, siis on võimalik minna edasi järgmisse faasi. Teenustega seotud andmed, ehk siis see, mida inimene sinna reaalselt sisestab, talletatakse sarnase loogikaga, nagu praegu talletatakse riikliku postkasti andmed. Ehk siis need on talletatud seal moodulis, eraldi logide vaate all. Seal on selle kohta informatsioon, et milline see täpne siis funktsionaalsus on või milline see täpne nii-öelda täitmine on. Ja siis on näidatud see nii-öelda tarbimise sisu siis sellele, kes parajasti läheb seda sealt teenuste moodulist vaatama või siis ka nii-öelda teisele poole sellele lõppkasutajale välja. Ja üks põhiline mõte on see, et need on talletatud siis teenuse looja S3 ehk siis andmebaasi ning need küsitakse sealt välja ainult siis, kui on reaalne vajadus. Nii, siin on põhimõtteliselt näha niisugune väike list nendest erinevatest logiandmetest ning siin on näha siis põhjalikumalt see, et missuguse ühe logiandme sisu on. Ehk siis ütleme, et siin on ID, on olemas seal nii-öelda erinevad vastused, kas on keeldutud, põhjendused, et miks keelduti ja siis selline on siis ühe teenuse tarbimise logi kirje sisu. Selline oli siis üldine ülevaade sellest, et milline on riikliku postkasti tulevane teenuste moodul, missugused on meil need erinevad võimalused, mida me saame pakkuda ja loodame, et juba pea liitute nii riikliku postkasti kui ka siis meie tulevase teenuste mooduliga. Aitäh teile ja küsimused on oodatud alati ka projektijuht Monika Latteri meilile. Aitäh, Asso. Meil tegelikult sealt workshop keskkonnast tuli ka üks küsimus, kuid postkasti kohta. Aga enne, kui me postkasti juurde lähme, siis küsiks ikkagi selle teenuste mooduli kohta ka, et kui teil oleks rohkem ressursse, rahalisi, võib-olla ka ajalisi, kas sa näed, et mida te võiksite veel korda saata või ära teha? Jaa, ütleme niimoodi, siin on üsna palju erinevaid võimalusi, millele me oleme mõelnud. Et üks asi on see, et teha see teenuste mooduli võimekus aina suuremaks. Ehk siis pakkuda keerulisemate teenuste loomist, keerulisemaid flow'si, võib-olla ka mingisuguseid, aina rohkem mingisuguseid andmete küsimisi kuskilt väljast. Ja teine vaatepunkt on see, et mis see järgmine samm võiks olla, kui see kõik, mida ma kirjeldasin, on valmis, oleks siis see, et me saaksime ka mingisuguste lihtsamate menetluste või mingisuguste protsesside puhul tuua mingid asjad ära nii-öelda selle menetluse poole pealt võib-olla sinna teenuste mooduli poole peale. Et näiteks oleks võimalik, ma ei tea, tagasi saata mingisugust teenust, mida on keegi tarbinud, ütleme, ja mingit informatsiooni nii-öelda ebatäpselt sisestanud, et oleks võimalik jätkata seda nii-öelda ühe teenuse tarbimise flow'na ja siis pakkuda mõlemale poole nagu lihtsamat suhtlust, vähem nii-öelda probleeme, vähem niisugust hõõrdumist inimese ja asutuse vahel. Jah, et nii riigile kui ka siis kasutajale on ju. Täpselt nii. Kas siis tulevikus on ka võimalik ka meie nende teiste ettevõtja digivärava teenuste puhul ju seda teenuste moodulit ka seal ära kasutada nii-öelda või seda rakendada? Jaa, täpselt nii, et see ongi mõeldud selleks, et igasugune uus teenus, mis luuakse, olgu siis mõne organisatsiooni või mõne KOV-i puhul näiteks, oleks võimalik ära katta selle konkreetse teenuste mooduliga. Et oleks võimalikult lihtsasti võimalik luua seda teenust, pakkuda seda siis kõigile.
no väga põnev, et loodetavasti siis vaatajad said siit miskit kõrva taha pandud. Aga ma küsin nüüd selle postkasti küsimuse ka, kuna sina oled ju tegelikult postkasti tootejuht. Et tuli üks küsimus, et kuidas senini postkasti kasutajate kogemus liidestumisega on olnud? Üldiselt väga positiivne. On ka mõni nii-öelda keerulisemaid protsesse, kuhu peab liidestuma, et postkasti kui sellisega liidestumine ehk siis postkasti kasutamine on pigem lihtne, aga see raskem pool tuleb tihti sellest, et kuidas need olemasolevad süsteemid siis panna seda uut postkasti haldusliidest kasutama ja kuidas need olemasolevad süsteemid viia sellele tasemele, et pakkuda seda sujuvat liiklust. Võib-olla ma siinkohal, kui ka meie teiste teenuste puhul, näiteks minul on teenus tähtajalised kohustused, seal me kogeme samamoodi seda, et iga eraldi siis asutusega see liidestusprotsess on erinev, me peame sinna teenusesse midagi juurde lisama või arendama, siis tegelikult see ongi ju see, et koostöös nii meie kui ka siis asutustega me saame seda pidevalt täiendada ja arendada ja niimoodi ju igasugused vead, uued ideed ju tulevad ju välja. Et tegelikult see on väga oluline, et ei tasu karta seda, kui miski ei lähe täpselt nii, nagu on võib-olla kirja pandud, et niimoodi me jõuamegi ju kaugemale. Absoluutselt. Ja meil on olnud väga hea koostöö praeguste partneritega samuti. Ja samad sõnad. Aga suur aitäh sulle, Ossa, selle ettekande eest. Väga põnev teema.